Tervist kõikidele vaatajatele. Olen täna siia tulnud Keila talverajale selle jaoks, et esiteks tutvustada kõigile sellist mängijat, keda varem vist kaamera ette kuskil pole sattunud. Täitsa okei tasemel mängijad ja teha teistmoodi challenge'id, mida ma varem ei ole filminud. Ja selleks on siis vastaskäega viske tegemine. Reegel on selline, et kõik visked peavad olema vastaskäega. Kui oled vasakuajaline, siis ka paremaga ja vastupidi välja arvatud siis putt, et putiga me nagu hulluks nagu minema ei hakka. Et putida võib nii, kuidas keegi ise tahab, kas pea peal seistes või tavalise käega või jalgadega. Et jah, aga siit liigume edasi ja vaatame, kes meil siis täna mängib. Tere! Mina olen Rudi Reinkord, paljud tõenäoliselt juba teate mind, sest ma võistlen väga palju. Tarvo just hiljuti kirjutas mulle, et teeks ühe video ja mängiks vastaskäega. Ja võtsin selle challenge'i vastu sellepärast, et viimastel aastatel on mul vasakukäega niigi probleeme olnud. Vigastus teeb haiget ja väga hästi eeskätt enam mängida ei saa. Nii et olen isegi natuke harjutanud seda valekäega mängimist, seega teeme ära. Nii, esimene rada, 50 meetrit. Vist on siin isegi mingi saar olemas. Proovin siis oma leemiku kõige tähtsama roosa zooniga ja vaatame, mis see parem käsi endast kujutab täna. Piiri peal. Nii, tundub, et sain isegi saarele. Jääb mingi väike harkput. Proovime siis. Alguseks pole paha. Nii, teine rada, 63 meetrit, seda rada on isegi õige käega väga keeruline mängida, nii et mida siin välja mõelda, läheb veidi aega. Õnnestus. Kerge gripp-lokk, aga putiulatust sai. Kes mind mängimas varem on näinud, teab, et ma kõige kõvem putimees ei ole nii. Mis siin ikka, kui aega mööda läheb. Nii, kolmas rada, 87 meetrit par 3 on siin ka väike mando ja see on samamoodi selline rada, mis ei ole isegi õige ja kõige lihtsam. Minu vasaku eeskäe jaoks tegelikult sobib väga hästi, aga paljudele saab see rada tavaliselt komistuskiviks ja tulevad siit suured umbrid isegi õige käega mängides ja hetkel ei ole ka aimu, mida siit teise käega teha. Võtan Innova T-Bird 3, selline kummine plastik G-Star peaks see nimi olema, vaatame. See viise tõenäoliselt võib päris rappa minna, aga vaatame, mis saab. Maandast sai vähemalt mööda. Nii ütleme, et jäänud on selline lotokoht ja oskustega selle parema käega viskamisel tegemist nagu nii väga palju ole, siis tõmban lihtsalt ühe Spike Heiseri sea võsse ja vaatan, kui lähedale ma jõuan. Täpselt see üks puu, millest läks võin mõõda. Vasaku käega on see vana heas aspekt üks mu parimaid eeskäe lähenemiskettaid, mis teeb igasuguseid trikke, mida mõned teised kettad ei tee, seega seda ma ei taha kohe mitte mingil juhul ära kaotada. Aga vaatame, mis parem käsi selle kettaga, mis tulemus annab. Kerge õnne abiga täitsa jälle vedas, aga vasakult väike tuulehülike tuli, lükkas serva alla. Nii, üks kõige raskemad radu sai double bogey'ga läbitud, ei ole vist hullu. Nii, neljas rada, tii peal on siin väiksed järved, aga par 3 ja 55 meetrit, ülilihtne rada, kui õige käega mängida. Parema käega vist pean valima väikse eestkäe Heiseri ja siin ees on üks puu, mis mind juba hirmutab, aga vaatame, mis saab. Ketta valik on üpriski keeruline, aga otsustasin, et selle viske võiks tehtud saada T-Bird
Star Tiber 3-ga. See on seekord natuke kõvemast plastikust ja lendab natuke üle stabiilsemalt. Loodetavasti vea alt. See õnnestus oodatust paremini. Siin on vist neid spagaadikehasid täna rohkem venitama soojenduse ajal, sest tundub, et õiges on siis täna väga putid ei saa. Pöördi. Nii, 5. rada, 65 meetrit par 3. See on hiljuti tehtud kerge muudatus, kus korv on viidud natuke rohkem paremale ja vasaku eestkäe ja isegi tagantkäe jaoks on see koridor tunduvalt raskemaks muutunud, aga parema käega võiksid selline eestkäe annukas olla, aga 65 meetrit võib juba suht distantsi piiri peal olla, nii et raskeks läheb. See liigutuse tegemine on juba nii ebaroogiline lihtsalt selle vale käega. See oli juba väga meeldiv joon oli, aga see väike puuhoks surus maha ära. Nägi nagu päris välja juba. Me oleme jõudnud sügavale Keila metsa juba ja siin päike vaevu veel paistab siin juba. Käsi on juba veidi jahe, siin hakkavad putid hirmsamaks muutuma. Aga siit rajalt võid parriga väga rahule jääda. 6. rada 57 meetrit. Pean jälle eeskäe oskusi proovima, mis on keerulisem variant muidugi, aga väga suuri numbreid siin rajal ei tohiks võtta. Vaatame. Võtan sama ketta, mis eelmise rajal, aga seekord paugutan lihtsalt enam otse või kerge haiseriga rajal ja loodan, et ketast teeb ise töö ära. Vara tuli ära. See rada läks veidi keerulisemaks kui oodata oli, aga äkki leiab tee korvini ja saab veel üritada parri päästa. Pehmeks jäi, aga ei julge seda rannet liigutada nii julgelt, kui ei ole lihastunnetust selles käes. Nii tundub, et see spagaatputtimise värk jätkub, sest siin jälle jäävad oksad ette, kui ma oma normaalses näites oleks, nii et parri päästmis tõenäosus on jälle vähenenud. Nelja pealt on vähemalt siin nii hästi. 6 rada mängitud, seis on isegi +2, nii et skoorigraafik kõige hullem isegi hetkel tundu, arvestades, et paar hullemat rada on ka läbitud. Nüüd siis 7. rada 51 meetrit par 3, mis on selline must pöördi enamasti, aga koridore on siin ka kahelt poolt valida, nii et võib-olla saab ühe tagantkäe lõpuks ära teha jälle. See vana sildi putter on mul üks putter, millega ma hakkasin oma vasakuga tagant kätt arendama väga, on üks parima tunnetusega kettaid, nagu minu vasaku tagant käe jaoks, aga parema käega tagant kätt visates putterit on ikka väga keeruline seda õiget spinni asja ilma laperdamata sisse saada, nii et saab raske olema, aga selle koridori jaoks ma näen, et see ketas võiks kõige õigem olla, nii et proovime. Täitsa sobib. Nii 51 meetrit vist oli see korv, õnnestus isegi putteriga liiga hästi, sai pikaks OBS visatud ja Arva väitis, et siin on hasardreegel, nii et pean siis üritama siit samast selle parri ära päästa. Vähemalt õnnestunud osad. Nii 8 rada 54 meetrit par 3. Õige käega visates on siin võimalik igasugused variante teha. Hetkel mulle tundub, et mul on see eestkäsi siiamaani päris hästi toiminud, et siit võiks saada eestkäega sellise joone kätte küll, mis korvi alla jõudmiseks on vajalik. Nii, käpp on muidugi päris kitsas, aga kui õnnestub enam-vähem samu asju teha, mida ma juba enne teinud olen, siis nagu võiks ju nagu õnnestuda. Liiga palju annukat ja sain ühele puulega pihta.
ma saan sellise jump-puti piiri peale, ehk siis võtan omale õiguse vasakuga seda puttida. Ma ei tea, kas korvini see putter küll loolatub, aga korvi alla ta läheb välja küll. Siis oleks isegi võid sisse saada, aga jääb veel natuke tööd teha. Lõpuks ometi üks putt, kus saab enam-vähem õiges asendis puttida. Natuke kõrgem korv. Kuidagi närv on sees. Vedas. Nii, 9. rada, 67 meetrit. Siin on jälle variante mitmeid, saab ka eeskäe kui ka tagantkäega, kui mängida seda kätt, mida tunned. Aga parema käega ma hetkel vaatan, et siin tõenäoliselt tuleb minna eestkäega ja enam-vähem seifi mängida. Teen natuke riskantsema kettavaliku, võtan selle pruunis aspekti, mis kergelt flippab sirgemaks ja äkki annab väikse põrdilootuse, aga puud võivad mängu tulla. Tegelikult tahtsin enam-vähem sellise Heiser flipi saada. Joon tuli nagu mitte planeeritud joon tuli välja seal piskel, aga tundub, et läks enam-vähem korvi alla. Jah, mõnusalt veeres sealt veel ümber. Vastavalt näiteks mitte, siis läheb siis paremale. Ja siis enam-vähem keerab natuke sirgeks, jääb korvist lühikeseks paremale, aga tundub hetsi sirgeks ära veel, et tuleb nii korvi ära. Aga õnneks siis korvi. Oi. No nii, korv sai kettale lähemale kui arvatud. Kas nüüd on õige aeg 3 pealt mõõda panna? No, natuke hakkas vasakule kiskuma, aga võrdi kirjast. Nii, poolrada on läbitud, seis on isegi täitsa viisakas +1 hetkel. Aga nüüd siis väga otsustav 35 meetrine rada, kus tuleb läbi saada topelt mandost. Ja tegelikult mäletan, et olen seda proovinud parema käega päris palju nendel perioodil, kui ma ei tahtnud oma eeskätt kiusata ja tegelikult on siiamaani õnnestunud päris hästi. Aga nüüd seda öeldes panin endale pinged peale ja vaatame, mis siis päriselt täna õnnestub. Nii, kui ma mängiks vasaku käega, siis võtan kasutusele jälle selle ketta, mis on minu suurim töömees siin rajal. Ja loodame, et tuleb õige reliis ja õnnestub põhlit jälle proovida. Nüüd tuli täitsa kapsas ise ära, aga seifi jäi veel. See on ju jälle puti range, saab jälle vasakut kätt kasutada ja võib-olla see kapsas vise ei olnudki nii hull. Jääb veel tööd teha. Nii, siit rajalt võetakse enamasti põrdi või bogey, kus õnnestub siit nii-öelda siis haruldane parr saada. Käe selg on üpriski selliseks jahedaks tõmbana, et käe puttimine on päris selline kahtlane praegu. Nii, 11. rada 77 meetrit. Siin on kerged uisutamisolud siia ala peal. Ja 77 meetrit saab olema niigi keeruline distantsi kätte saada, nii et muidu üpriski lihtne rada, aga hetkel võib veidi keeruliseks osutuda. Nii, testisin seda tiiala igatepidi, leidsin ühe nurga, kus ma siis proovin koha pealt viset, mida ma vist ei olegi parema käega varem proovinud, nii et ma ei tea, mis siit tulla võib, aga võtan ketaks Innova Star Bossi, mis on üks mu lemmikuid driverid juba mitu aastat nii eeskäe kui tagantkäega ja seda ketast kindlasti ära kaotada ei taha. Sellest ketast kinni ei ole. Ma ei hakka siit kangelast mängima, üritan enam-vähem natuke lihtsalt järgmiseks viiskeks parema koha saada ja päästa, mis päästa annab.
koha sain parema. Tanti väga ei tulnud, aga ja üritan siit veel mitte sinna võssa sattuda, sest muidu läheb number väga suureks. Ja üritan lihtsalt korvil lähemale saada. Parkimistest tõenäoliselt ei tule. Nii, 4. ise juba sellel rajal. Endiselt võib korvi juurde saamine üpriski keeruliseks osutuda, nii et siit on oht, et on tulemas esimene väga suur number. Sain pihta. Double bogey päästmiskatse, päike paistab silma, jalgealune on jäine, otsid on väga halvad. Ja just siis, kui on number suureks läinud, läheb ta veel suuremaks tänu ilusale korvile. Nii, eelmiselt rajalt sai siis juurde võetud +4, kokku on hetkel +5, aga õnneks on süüdistada jäist jala ja väga halba korvi, nii et ise tegelikult mängisin väga hästi. 12. rada on siis 89 meetrit par 3 ja ütleme nii, et selle raja numbrid ei pruugi ka kõige väiksemad tulla. Kuna eelmine korv viis tuju alla ja üritan nüüd siin selle ohtliku korvi, siis igaks juhuks natuke seifimalt mängida. Ja proovime suuniga käppi ära tabada, enam distantsi kätte saada ja järgmisega ehk siis juba viisalt korvil lähedale. Nii, läksin rapsima, sain distantsi vähem kui lootsin ja järjekordne keeruline olukord ja vist proovin oda. Selle männi sain vähemalt, see oli esialgne plaan. Loodetavasti saab 4 kätte siit korvilt. Natuke pikem putt teeb, kui ma lootsin, aga tuli see 4 ära, millega võib siin rajal täitsa rahulega. Nii, 13. rada, 68 meetrit. Selline lihtne haiser paremale, aga mingi OB on siin rajal isegi joonistatud, millest ma teadlik ei olnud, nii et võib ka mingeid õnnetusi juhtuda ja jala on natuke jälle selline kahtlasem, aga loodetavasti saab selle rajaga hakkama. Vasaku käega mängida, siis põhimõtteliselt võib siin rajal driverid koju jätta, aga selle rajal igaks juhuks võtan T-Bird 3 jälle, mis loodetavasti lendab piisavalt kaugele. Kettavalik oli siiski veidi halb, sest hakkasin juba kohustama OB-joont, aga õnneks edasi sain seifi. Proovime väikse kerge ESG haiseri või lausa spike haiseri, äkki saab vahest läbi ja saab korvi alla. Ei! Seda vahet ma ei sihtinud, aga noh, sain läbi. Pari päästmiseks on jäänud mul täpselt selline lemmikputi distants. Kuna neid siiamaani on üpriski vähe mööda läinud täna, siis iga järgnevaga aina pinge kasvab. Jube julgelt läksin peale, aga korv püüdis. Nii, 14. rada on 77 meetrit ja selline koridor, millega oma õige käega saab nii eeskäe kui tagantkäega suht ilusti hakkama. Aga parema käega on jälle selline tunne, et seifi ma oleks eeskätt visata, aga ma vist proovin mingit natuke hiirosotimat parema see tagantkäega seekord. Nii, võtan siis sellise V-Rock Innova poolt, mis on üpriski siuke flippav ja sirgelt lendav ketas ja proovin ta sirgeks tõmmata, aga ma arvan, tõmban ta siia kuskile paremale võssa ära tõenäoliselt. Jäin rahule.
tuli paremini välja, kui ma arvasin. Ebastumisega isegi puti range'ile ja näen, et siin on mändide vahelt on kerge selline 1 in a million shot, et proovin ära teha. Pikaks. Ütleme nii, et selle off-seasoni putiga hetkel isegi võib täitsa rahul olla, kuigi kettaid on viimastel kuudel üpriski vähe käes hoitud. Nii, see peaks siis olema jäänud veel viimane siuke suurem kadalipp, sest siin on topelt mando. Küll on rada ainult 53 meetrit, aga nende mandode vahele viskamine, eriti veel kui see päike praegu otse silmaauku paistab, võib päris keeruliseks osutuda. Nii, 53 meetrit. Selle rajal ei ole tegelikult driveritiga asja, aga ma igaks juhuks võtan selle kange destroyeri jälle ja loodan, et Kedas teeb minu eest töö ära. Ma üritan tast lihtsalt piisavalt kinni hoida, et mitte early release'i saada. Oi! Ja läks mandode vahelt läbi. Nii õnnestus mandodest läbi saada, aga puti distantsi on veel päris korralikult jäänud ja korvialune on selline jäine, nii et kõik agressiivsus saab tõenäoliselt ära karistada, aga mis seal ikka. No, andsin sellise safe'i run'i, aga ei läinud. Otse viskis. Nii, 3 rada on veel ainult jäänud. Vist olen endiselt +6 peal, mis on täitsa okei, arvestades, et üks suur hapsakas on juhtunud. Rada 16-73 meetrit. Tundub, et see on lõpuks üks puhas tagantke haiser, muidugi griplock viib mind metsa vahele seiklema, aga ehk õnnestub. No ma proovin jälle selle Trusti zone'iga ja küll pean päris kõva paugu andma, et 73 meetrit see lendaks, aga no ma ei tea, ei näe siin muid häid variante kasutada hetkel. Kõvema paugu puhul ikka ei hoia ketast kinni. Sai ketas natuke vara lahti lastud ja olen üpriski keerulises olukorras. Korv on siit sinna suunda umbes veidi üle 20 meetri ja mul siis muud mõtet praegu ei teki, kui üritada ketas veerema saada ja ehk õnnestub korvile natuke lähemale saada. Nii, õnnestus selle peenikesele abakale ikkagi pihta saada selle rolleriga, aga sain puti ulatusse ja tõenäoliselt tuleb siit plussi juurde koguda, aga alla +10 on veel ringil lootust. Nii, ahnus maksis jällegi kord kätte ja tuleb natukene jälle ennast painutada, et üldse mingi vaade korvile saada ja tõenäosus selle puti sisse minekuks on vist üpriski siuke minimaalne. Kuidas ma suutsin selle vasakult mõõduda? Nii, see on minu trademark putt. Tavaliselt ketid püüavad selle paremini kinni, sest putter tuleb siia niimoodi ja kukub niimoodi. See praegu tahtis läbi minna, aga üldiselt ma olen seda turniiril kasutanud ja õnnestub päris hästi. Nii, 17. rada, 79 meetrit. Ma ei tea, kas see päriselt ka nii pikk on, aga jäänud on siis veel 2 siukest lihtsamat rada ja seis on +8. +10 oleks selline ilus eesmärk, millest allapoole jääda, nii et ehk õnnestub siin midagi mitte liiga ahneks minnes siin nässu keerata, nii et lõpp on lähedal. Nii, võtan Tiibur 3, see võiks nagu selle korvi jaoks enam-vähem loogiline ketas olla. Seni, kui ma olen hakanud suuremat pauku panema, siis ma nagu ei ole ketast kinni hoidnud, ehk siis ma üritan vältida, et ma siia ette satuks. Ja proovin ta sellise haiseriga sinna üpriski piisavale kaugusele ära panna, et midagi suurt õnnetust siin juhtuks.
tuli välja vahel. Kohe, kui lähen tugevamalt viskama, siis ma ei hoia ketast kinni. Nii õnneks puud päästsid kõige suuremast katastroofist ja võssa ei sattunud. Jääb selline avatus haiser veel lähenemiseks ja võtan oma kõige kangema zone'i, mis loodetavasti aitab mul vigu vältida. No, jääb selline pikem putt. Selline 10 piiri pealne putt, kus tuleb üle kadakate võiks see kaarega minna, aga mul selline kaarega haisev putt ongi, äkki on mingi lootus ära panna. Lähemalt toimib see nüüd parem. Enne oleks peaaegu läbi läinud. Nii 18. rada, tegemist on jälle väikse basseiniga Tiialal, 67 meetrit ja õnneks suuri takistusi siin ei ole, seis on +9, +10 eesmärk on täitsa täidetav, nii et ehk ei tee sellel lihtsal raamil kohutavat toilust. Nii, sammudega läheb raskeks siin basseinis, aga võtan oma Nuke OS-i, mis on juba tegelikult päris korralikult sisse mängitud, sest kuna mu tagantkäsi on viimastel aastatel selline arenev olnud ja siis olen ikka kõige usaldusväärsemat ketast kasutanud oma tagantkäivisetel, kui turniiris vahest vaja läheb ja siis on ta juba korralikult sisse mängimist saanud, teda enam päris Nuke OS ei ole, aga ehk on piisavalt usaldusväärne selle raja jaoks. Ja kartsin natuke gripp-lukki, päris sellise tugevalt julgenud kinni hoida, aga lõpuks võitsin ikkagi enam-vähem ketast kinni ja peaks isegi putil olema. Nii kui arvutused paika peavad, siis peaks olema hetkel skoor +9. Korv on täpselt sellisel kaugusel, et see putt võiks ju sisse minna. Aga väike jääväli on all, pinged on peal. +10 tahaks ju nagu ka ära teha, et kui see nüüd mõõda läheb, siis võib siin veel rallitamiseks minna, aga loodetavasti õnnestub. Nii, tundus juba korra hea, aga sain korvi pealt skipi ja varikatse. Imes sisse ära ja tuli varja mingi skooriks kokku +9, millega ma arvan, et võib täitsa rahule jääda. See üks korv, mis läks väga raskeks, sealt tuli +4 juurde ja kui see oleks enam-vähem õnnestunud, siis oleks isegi natukene parem skoor olnud, nii et parema käega mängides võib täitsa rahule jääda selle skooriga. Algus oli juba vägagi palju lubav. Selline siis oligi meil täna Keila talvekas sellise, ütleks, et väga ilusa ilmaga, et ma arvan, et discgolfi jaoks on praegusel ajal väga paremaks ei saagi minna, et kes tänasel päeval nagu mängima kuskile läinud, siis häbi teile. Ja kindlasti ma tänan Rudit, et ta tuli siia täna, võttis selle väljakutse vastu, et sõnad tema enda suust, olid väga naljakaid viskeid mahtus sisse, et ma arvan, et sellist challenge'it teeme kunagi veel, kas just Rudiga, seda ma ei tea, seda näitab ainult tulevik ja tänan kõiki vaatamast, pange kindlasti like, pange ka tellinuppu seal all, sest teistmoodi ei saa teada, kui ma mõne uue video üles panen ja jätangi siia lõpetuseks oma tellijate vahel, loosin välja uue minimarkeri, kes iganes selle nüüd võidab. Kindlasti võta minuga ühendust, kui sa seda minimarkerit soovid kätte saada. Et teistmoodi mul on väga raske sinna midagi peale kirjutada või sulle seda kuidagi sinule sobival viisil kätte toimetada. Ja järgmise korrani. See jäi videosse.